algavad suure võimega meile saabunud ja hoolimata sellest, et pühad on kohe selle käes, toovad endaga kaasa tõenäoliselt suure hulga positiivseid emotsiooni. Et teisalt toovad meile kaasa ka järelemõtlemist ja seda meile kõigile, et kui palju meil tänasel päeval raha on, millised on meie võimalused järgmisel aastal, kuidas me saame oma sissetulekut suurendada, kui me nendega rahul ei ole. Ja sealt edasi tulevad juba veel olulisemad teemad, milline on üldse Eesti või maailma majanduse stabiilsus. Ja mul on väga hea meel, et me saame täna siin nendele rahateemadele keskenduda, mis soovivad, et me seda või mitte moodustavad päris olulise osa meie igapäevasest elust ja hakkama saamisest. Ja mul on väga hea meel olnud näha teadekeskuse juhina käimas noortele rääkimas rahast, et tegelikult neid rahateemad huvitavad. Ja nad on päris huvitatud sellest, kuidas oma eelarvet planeerida, kuidas seada eesmärke ja milline see nende rahakott siis praegusel hetkel ja tulevikus võiks välja näha. Ja nii säilib ka looduse teadmine, et nad suudavad oma tulevikku, oma teadmiste baasil edukalt üles ehitada, mis on ka eeldus ja alus kogu ühiskonna heaks toimimiseks. Me elame kahtlemata päris keerulisel ajal, kuna me oleme äsja jõudmas välja kriisist, ent praegu ei ole kindlasti veel aeg rõõmustamiseks ega loodetele puhkama jäämiseks. Meil on päris palju peresid, kes maandavad siiski veel rahaliste raskustega, kes ei ole oma kuumi ajal võetud laenudega hakkama saanud. Ja need on kõik need murekohad, millele siiski mõelda ja nendest kogemustest, mis meil minevikus on, millest õppust võtta. Inimeste turvatunne on madal, samamoodi inflatsioon on kõrge ja nüüd pani imestama see, et kui eile taksojuht väitis mulle raha tagasi andes, et 50 eurot ei ole enam suur raha. Mina ausalt öeldes arvasin veidi teistmoodi, aga tuleb välja, et inimesteks tõesti on raha väärtus veidikene muutuma hakanud. Ja samas ei saa ka meie jaoks olla suurte ettevõtete edu näitajaks, et meil on kõigil läheb hästi, kui väikeettevõtetel on tõepoolest tihti probleemid, kuidas oma rahadega majandatud saaks. Niisiis ei ole see ainult ei ettevõtete ega inimeste küsimus, vaid ka kogu riigi hakkama saamise küsimus. Ja kas siis leidub üldse võluvits, mis tagaks meile parema elu ja hakkama saamise? Majandusest räägib meile küll natukene vähemalt laiemast plaanis Maris Lauri, et ma peatun pisut Eesti majandusolukorral ka siinkohal. Eesti Panga seisukoht on, et me oleme praegu suhteliselt heas seisus ja meie majandusminister lausa, et me oleme jõudmas kõrgliigasse. Ma võtsin vaevaks ja vaatasin veidi internetist, mida inimesed sellistest optimistlikest arvamustest siis tegelikult peavad või mis nende seisukohad on. Ja nagu aru võime saada arvata, siis ega Eesti inimesed ei ole väga optimistlikud selliste hüüdlausete või väga optimistlike arvamuste osas. Tahan ka, kust pileteid saab, suurushullustus, kas on midagi silmapilli taolist, et sellised olid need märked, mida siis inimesed selliste arvamuste kohta ütlesid. Aga samas tuleb tõdeda ka seda, et inimesed ei ole kunagi rahule, alati võiks paremini minna, tihtipeale ikkagi läheb naabri paremini kui minul endal. Samas unustatakse ära see, et mida ma ise selle jaoks teha saan. Ja siin ma tooksin välja just teadmised ja ka noorte teadmised. Kui me neid suurendama, siis selle läbi saavad ka inimeste teadmised kõrgemale tasemele ja sellega me kindlustame ka parema hakkama saamise. Sest ma mäletan päris kenasti seda, kuidas mina keskkooli ajal seisin tund aega järjekorras, et osta saia. Need ajad on nüüd ju sootus teised ja muutunud. Ja tänapäeval me seisame oluliselt teiste küsimuste ees, mitte enam see, kust midagi osta, vaid kui palju ja kas üldse midagi osta. Tarbimisühiskond on jõudnud sootuks teisele tasemele, et samas on need edukad ajad ka kõrgeks kruuvinud meie ootused ja ka päris palju noorte ootused. Tegelikult tuleb tunnistada, et terves maailmas levib rahulolematus, inimesed leiavad ka seal, et võiks paremini minna. Samas me võime olla uhked selle üle, et meil ei ole siiski põlvkondade viisi töötuid. Ja Eesti inimene on saanud
siiski päris kenasti hakkama, ta on leidlik. Nii, need kogemused näitavad meile seda nii lähi- kui ka kaugemast minevikust. Samas siiski kõik inimesed ei elata ennast Eestis tänasel päeval tööga. Vaatame natukene ka seda siis lähemalt. Milline see tööjõuturg tänasel päeval on? Hiljutine rahakriis mõjutas Eestit rohkem kui enam teisi Euroopa Liidu riike, kuna 2 aastaga kasvas töötuse määr 5-kordseks. Siis 4%-lt 20%-ni. Ja muutused ühiskonnas ei saa toimuda üleöö. Seega ei saa ka praegu arvata, et meil töötus muutuks nüüd ja kohe ja kõik probleemid laheneksid. Aga samas me saame öelda seda, et 2010. aastast on tööjõuturg Eestis päris kenasti taastunud ja saavutanud kuumieelse taseme. Pigem oleme tänasel seisus, kus meil on struktuurne tööpuudus, ehk meil on olemas küll vabu töökohti, et meil leidu selle jaoks inimesi. Seega on rohkem vaja pöörata tähelepanu ümberõppele, et ka need inimesed, kellel ei ole tööd, et võib-olla tänasel päeval ei sobi pakutavatele töökohtadele, saaksid ise selle jaoks midagi ära teha, et siiski enda jaoks sissetuleku kindlustada. Ja samamoodi teine pool on ettevõtlikus, mida me ka vaatame selle natukene hiljem siin selles ettekandes. Ja muidugi paljud inimesed on lahkunud Eestist, et uut raha on piiri taga leida. Ja seda, et kui paljud inimesed seda mõtet mõlgutavad, näeme me ka veel hilisemates slaide pealt. Mis puudutab oma noorte töötust, siis saab seda öelda, et noortel tihtipeale haridus pigem hobilaade ehk siis ei kanna endas neid teadmisi või reaalseid oskusi, mille töökohal hakkama saaks. Ja samamoodi puudub neil ka esitusoskus. Jälle jõuame teadmiste juurde ja avara silmaringi juurde, et läbi teadmiste saavutada ka parem hakkama saamine nii tööjõuturul kui ka oma isiklike rahaasjade hakkama saamisel. No mida siis teha, et lahendus ongi ümberõppe, enesetäiendus, sest ka pikaajalised töötud ümberõppe ja koolituse kaudu saavad tööle, ehk siis pooled neid tegevusest välib edu. Ja siin on head näiteks minu lapsehoidja, kes tegi ära 2 eksamid ja muide kogu tööpuuduse temaatika juurde edasi minnes hoiuste juurde, siis võiks arvata ju seda, et meie riik on tegelikult päris hästi taastunud, kuna meie hoiuste maht on ju lausa rekordtasemel. Ja tegelikkuses ei tohiks nii optimistlikult olla, sellepärast, et hoiused päris kindlasti ei jagune ühtlaselt ja neid ei ole kõigile suures koguses. Ja kuigi hoiuste intressimäär on tõesti madal, kui me võrdleme seda 2008. aastaga, kus keskmine hoiuse määr oli 4,47%, siis praegu on ta 0,68%, see langus on olnud päris järsk. Siiski eelistavad inimesed hoida oma raha arvelduskontol. Samas teabekeskuse mullused uuringud näitasid seda, et igal viiendal inimesel puuduvad säästud, et jah, 70% inimesi hoiab oma raha arvelduskontol. Samas ei saa seda pahaks panna, sest inimesed on siiski kas siis oma või lähedaste kogemusel näinud seda, kuidas nende raha on kadunud ja masu ajal on päris kibedad õppetunnid. Seega pigem eelistavad inimesed hoida oma raha nii-öelda riskivabalt ja seda mitte sellega mängima minna, et seda mitte kaotada. Ja teisalt tuleb ka väga tugevalt eristada kahte erinevat põhimõtet. Üks on rahatagavara kogumine siis ootamatusteks ja teine on raha kasvatamine. Et teisalt, kui inimesel on väiksem sissetulekud, siis pigem annab seda turvatunde, et tal on olemas raha, kui juhtub midagi, kui kaotatakse töö või tõesti inimene haigeks, kui et see, et minna seda panna see mängu ja hakata sellega nii-öelda kiiret rikastamist tootma. Aga minnes nüüd nii-öelda kaotajate poolelt, arvestades meie madalaid intressimääru, nii-öelda võitjate poolele, kes siis annavad tänasel päeval meil laene, kui me arvestame seda, et meil on praegu päris madal euribor, mis kutsuks just laenu võtma. Ja ajakirjandusest me oleme samas kuulnud seda, kuidas päris paljud pered on olnud hädas ja neilt on võetud ära kodud, teisalt on samamoodi käendajatelt võetud ära kodud, kuna inimestel on makseraskused. Milline on tänase päeva laenukoormus Eesti inimestele? Seda me vaatasime päris hiljuti, alles nüüd tänavu sügisel teabekeskuse uuringust. Ja siit selgus, et 43% Eesti inimestest on laenud.
Igal 5. inimesel on kodulaen, iga 8. on kasutanud laenamiseks krediitkaarti ja igal 10. on autoliising. Et need ongi need kõige olulisemad laenud, mida Eestis praegu eelistatakse. Ja vaatasime ka veidi lähemalt seda, milline on täna hakkama saamine, kuidas nende laenudega siis toimetatakse. Kas see on raske või siis inimesed saavad kergelt hõlpselt oma laenumaksetega hakkama. 82% inimestest saavad oma laenumaksetega hakkama, ent meil on siiski 2% ühiskonnast, kellel on tõsised raskused. Ja 66% inimestest toetub rahalistes hädas ja raskustes oma pereliikmete ja lähedaste peale. Ja see tegelikult kinnitab ka meie möödunud aasta teabekeskuse uuringut, kus selgus, et 54% inimestest oli viimase aasta jooksul oma lähedastele siis rahalist abi pakkunud, ehk siis neile tuge andnud. Jah, et ega laenus ei ole tegelikult midagi halba, kui see on läbimõeldud, sest uuring näitas ka seda, et kui igakõne laenumakse jäi 30% piiresse sissetulekust, saadi oma maksetega kenasti hakkama, et kui see juba ületas seda määra, siis oli juba keeruline ja siis vaid 20% inimestest väitis, et nad saavad väga hästi oma laenumaksetega hakkama. Seega tuleb tunnistada, et pankade selline nõue, et laenu osakaal, siis igakuise makse osakaal ei ületaks seda 30% piiri, on täiesti õigustatud ja tõepoolest ka eluliselt näitab, et siin nii on ja tõesti oma laenumakset osas peab vaatama siis ikkagi väga oluliselt seda, millised on sissetulekud ja arvestama sellega, et mida inimesed buumi ajal ju jätsid tegemata, et meie palgad ei pruugi mitte tõusta või võivad juhtuda hoopis vastupilised ootamatused. Niisiis paneb ka teadlikkus alati ka loengutel käies ja meedias seda inimestele südamele, et me õpiksime kogemustest ja me arvestaksime sellega, et praeguste madalate intresside juures igaüks vaataks enda isiklikku rahalist seisu ja otsustaks, millise laenu talle siiski lubada saada. Millised on kõik selle laenu raha juures aga meie võimalused ja kõik see tarbimine? Vaatame siit jaemüüki, et jaemüük on küll saavutanud oma buumiajase taseme, et vahe on praegu selles, et tollel ajal tarbiti rohkem laenuraha, et siis nüüd kasutatakse teenitult. Teisalt oleme me jõudnud ka sellesse maailma, kus see asju on juba tõesti meie ümber niivõrd palju, et kui palju me tegelikult vajame ja millised on meie tegelikult vajadused, selles on küsimus. Pigem juba panna oma aeg ja väärtustada midagi muud, kui et siis selliste tarbimise ja veel kord tarbimise ja tarbimisega. Et võtame kas või krediitkaardid, siis me näeme seda, et detsembrikuus krediitkaardide käive kasvab. Et samas tuleks mõelda, et kui palju meil tegelikkuses on vaja jõulude ajalgi laenuraha eest endale nii-öelda pidu pidada ja kinnitusi osta. See on küsimus, mida me peaksime ka noorele põlvkonnale südamele panema ja ka ise endale meelde tuletama. Kui ühe reklaamipausi ajal ikkagi me näeme 3 erinevat laenureklaami, siis tõesti on see koht, kus inimesed peaksid ise mõtlema, mida neil tegelikult vaja on ja millised väärtused nende elu annavad. Ja samamoodi hindade tõusud, et me ei pääse kuidagi mööda kommunaalmaksetest, mis meil eriti talvel valusalt töövad ja selle tõttu tuleb tõesti arvestada, et ka rahalise puhvriga ootamatusteks, et saaks oma kulutusi hajutada. Aga mida inimesed siis teevad, et oma sissetulekut suurendada, kui nad leiavad, et nad ei ole rahul või nad tahaksid paremini elada? Selleks me viisime läbi sellel sügisel ettevõtlikkuse uuringu ja vaatasime siis, et mida inimesed tahaksid lähema aasta jooksul teha ja kui palju need inimesi üldse on, kes leiavad, et neil on võimalik oma sissetulekut suurendada. 40% inimestest leidis, et neil on võimalik lähema aasta jooksul oma sissetulekut suurendada. Ja nendest inimestest siis, keda me tegelikult võime ühiskonnas nimetada ettevõtliseks, kes nad tahavad midagi muuta, midagi ette võtta, leidis siis suurem osa, et nad parandavad oma kvalifikatsiooni. Ja osa arvas ka, et otsivad uue ja paremini kasutatud töökoha Eestis või teevad oma töökohal rohkem tööd. Ja samas me näeme ka siit, et 17% leidis, et nad plaanivad minna välismaale tööle. Ja eelistatud riik oli Soome.
Ja siis ma tooksin välja veel naiste ja meeste erinevuse, mida me tegelikult näeme ka oma kõikides uuringutes, et naised on alalhoidlikumad, ettevaatlikumad, nad küsivad palka juurde oluliselt vähem harvemini, kui seda teevad mehed. Ja eks see on ka eelduseks sellele, et naised saavadki meie ühiskonnas vähem palka. Ja uuringud tõesti kinnitavad, ja see viimane uuring oli veel online, eilne uuring kuulsin, kuidas ka noortel tüdrukutel neidadel on ka oluliselt väiksemad ootused palgale, kui seda on siis teise sugupoolel. Nii et see panebki alguse sellele, et nad küsivad vähem palka ja nad saavadki vähem palka. Muidugi väike põhjus on siin ka sellele, et meil on ka pehmemad erialad, et siiski uuringud kinnitavad seda, et selline alalhoidlikkus ja ettevaatlikkus ja tagasihoidlikkus on pigem naistepärjusmaa Eesti ühiskonnas. Heidame korraks pilgu peale ka eestimaalaste ootustele. Siin vaatame lähemalt Konjunktuuriinstituudi tarbijaküsitlust novembrikuist ja siis me näeme, et Eesti majandusliku olukorra osas on natukene olukord möödunud kuuga muutunud paremuse poole, samas tööpuudust ja säästmist arvestades siiski leiavad inimesed pigem, et olukord on halvem. Samas on täpselt sama tendents nagu uuringute puhul, et naised on pigem pessimistlikumad ja vanemad inimesed sedusiita. Ja meil on ikkagi piisavalt palju inimesi, kes ei suuda säästa, kellel on rahalisi raskusi, sest et pooled inimesed ikkagi vaatavad, et nad saavad kuiselt otsaga kokku. Aga samas me teame, et tõesti rahatarkus on väga oluline, igapäevane eelarvepidamine, oma rahadega hakkama saamine. Vaatame kõige selle eeldust, ehk siis arvutamisoskust, et millised need Eesti ühiskonnas praegusel hetkel meil on, et kuidas noored arvutada suudavad, kuidas nad saavad näiteks intressi arvutamisse suhtuvad. Mul oli väga hea võimalus kevadel võtta koostöös Junior Silmendiga ja siis lugeda läbi uurimistöid, mis meie konkursile saabusid ja siin on võidutöö autori poolt läbi viidud küsimus oma kooli noorte hulgas ja küsimus kõlas, et kui soovitakse 1200 eurot investeerida 3 aastaks intressimääraga 2,5%, milline on siis intressitulu 3 aasta pärast. Ja siin me näeme vastuseid, et nagu näha siis kõikidest vastanutest pisut üle poole vastasid õigesti. Ja siis me saame ka järeldada seda, et arvutamisoskused ja intressi arvutamisoskused ei ole meil kõige paremas seisus tänases Eestis. Eestis siin on ka kindlasti veel edasiminekut ja arenemist küll. Aga jõuamegi rahamurede ennetamise juurde, mis puudutab ju igat ühiskonna liiget ja taaskord arvutamisoskused. Ega ilma selleta ei saa, et kuigi me tänapäeval juba paljud lapsed käivad eelkoolis enne seda, et nad üldse esimeste klassi astuvad ja seal juba usinasti arvutavad, siis on ikkagi see pool, mida veel arendada, millele ühiskonnas tähelepanu pöörata, et inimesed oma majanduse liiget poole ja oma rahaasjade korraldamisega paremini hakkama saaksid. Ja samamoodi teadmised oma õigustest ja valikutest, jälle käenduse teema, et siis allkirja tähtsus, mida rõhutada nii noortele kui vanematele inimestele, et me peaks õppima enda tibedatest kogemustest, pigem ennetaksime neid. Ja ettevõtlikkus, mida me nägime ka siin möödunud eelnevatel slaididel, et seda meil siiski ühiskonnas jätkub. Inimesed soovivad midagi ette võtta, kui nad ei ole oma sissetulekutega rahul. Et selleks on ju võimalused olemas, tuleb vaid ise ringi vaadata, olla ettevõtlik ja oma teadmisi võimalikult hästi ära kasutada. Ja teiseks on planeerimine rahaliste eesmärkide seadmine, millest me mööda ei saa ja mille teabekeskus ka jätkuvalt alati oma ettekannetes ja meedias rõhutab. Et meil ei oleks selliseid inimesi, kes on küll väga head loomeinimesed näiteks, et nad ei suuda Excelit kasutada, nad ei suuda ära kasutada kõiki neid võimalusi, mis neil on, nad jäävad ainult oma liistude juurde. Eesmärk on siiski oma teadmisi suurendada, laiendada erinevates valdkondades, et võimalikult hästi saada nii oma ettevõtte ja oma rahassidega hästi hakkama. Ja teiseks muidugi otsustamisjulgus ja meelekindlus oma eesmärkide elluviimisel, millelt ka edukaid ja häid tulemusi kindlasti ei saavuta. Ja muidugi kõik võimalikud raamatud ja meedia räägib meile sellest, et oma kirja leidmisest ja eesmärkide seadmisest, et samas jällegi on inimestel rahalised probleemid ja nad leiavad, et ma küll saavutasin ja teeksin, et mul siiski niivõrd piiratud võimalusega. Ja siit ma tõin välja Statistikaameti eelmise aasta
see pereleibkonna liikme kulutused kuus ja me näeme tõesti, et toidule läheb väga-väga suur osa ja see ongi see pool, millest ta saab kokku hoida, kui tõesti soovitakse oma kulutusi piirata. Muidugi teisalt me näeme seda ka, et siin alles ajakirjanduses oli näide, kuidas noor tudengi ettevõtja katsus 316 euroga kuus hakkama saada, millega tegelikult peavad hakkama saama kõik pensionärida ja tal oli sellega, tal oli raskusi, aga tema igapäevasest hakkama saamisest moodustas toidukulud kõige suurem osa. Ja see on jälle leidlikkus ja nutikus, kuidas kust kokku hoida. Et inimene on harjumuste ori, et keeruline on muuta neid ja mõelda natukene teistmoodi. Samas saab ikkagi kõik alguse oma rahakoti sisusse vaatamisest ja planeerimisest. Kui meil on pilt peal ja me teame, mis seal toimub, siis on ka lihtsam seda ise juhtida ja leida parimad võimalused siis nii kokkuhoiuks või siis võib-olla mõne koha pealt suurendamiseks. Sest tegelikult ju ettevõtlikkusega me saame seda saavutada, kui meil on selleks tahtmist ja piisavalt sellist algatusvõimeta. Ja samamoodi nüüd jõulude kindlasti ei saa ära unustada kõike sellist impulsiivset ostmist ja muud taolist, et tegelikele väärtustele mõtlemine. Nii et ükski ühiskond ei saa tagada kõike, et kõik oma edu ja õnn on inimese enda kätes. Sest meenutada Boratinota. Inimene, et raha puistutamine võib iseenesest olla ju väga hea mõte, et kui ikkagi kass ja rebane röövivad sinust viimased sendid, siis ei tule kiirelt rikastumisest mitte midagi välja. Ja aitäh teile!